Sõitmisplokid. Eelmises videos saime teada, kuidas EdBlocks tarkvaras programmi salvestada. Selles osas vaatame üle kõik Edisoni sõitmisplokid, mille abil Edisoni juhtida. Kordamiseks kasuta ka sõitmisplokkide meelespead. Oleme programmi koostades kasutanud erinevates menüüvalikutes asuvaid blokke. Hakkame neid nüüd otsast üle kordama. Alustame sõitmisplokkidest, mis asuvad menüüvalikus Drive ehk sõida. Kokku on selles menüüvalikus 13 plokki, kuid 5 ploki all on kolmnurgad, mille all on peidus erinevad häälestusvõimalused. Koos nende häälestusvõimalustega on sul võimalik anda kokku 31 erinevat liikumisega seotud korraldust. Hakkame neid järjest läbi vaatama ja koostan samal ajal ka programmi, mis näitab, kuidas need programmiplokid töötavad. Alustame neist 4 plokist, mis panevad Edisoni teatud hulga sekundeid sõitma. Vaatame ka sõidukiiruse muutmist. Sõida edasi, määratud aeg sekundeid. Robot sõidab edasi nii mitu sekundit koos kümnendik ja sajandik sekunditega, kui aja sisestuskohal on kirjutatud. Kõige suurem arv, mida saab sisestada, on 320 ehk 5 minutit ja 20 sekundit. Kui roboti sõidukiirus ei ole eelneva kiirusplokiga määratud, siis sõidab Edison keskmise kiirusega. Tavaliselt ei sõida 2 Edisoni kunagi täpselt sama kiiresti, sest see sõltub sellest, kui täis on robotite patareid ja kui palju on vastavate mootoritega juba läbi sõidetud. Robot ei liigu programmis enne edasi järgmise ploki juurde, kui selles plokis määratud sekundid on läbi sõidetud. Kui oled kogemata määranud liiga pika sõiduaja, siis saad sõidu katkestada Edisoni peal nelinurkset katkestusnuppu vajutades. Sõida tagasi, määratud aeg sekundeid. Pööra vasakule, määratud aeg sekundeid. Pööra paremale, määratud aeg sekundeid. Laadin. Panen käima. Võtan nüüd siit kõige lõpust kiiruse muutmise ploki, mille abil saab anda 3 erinevat korraldust. Määra sõidukiiruseks aeglane. Kiiruse muutmise plokk sisestatakse enne sõitmisplokki ja selle mõju kestab kuni järgmise sõidukiiruse muutmise plokini või programmi lõpuni. Määra sõidukiiruseks keskmine. Määra sõidukiiruseks kiire. Muudan seda sama programmi nii, et ühel robotil oleks aeglane sõidukiirus ja teisel robotil kiire. Panen mõlemad ühele joonele ja vaatame, mis välja tuleb. Nüüd vaatame neid 4 plokki, mis panevad Edisoni sõitma pidevalt või senikaua, kuni määratud algtingimus kehtib. Kuna igat plokki saab häälestada 5 erineval moel, annab see kokku 20 erinevat korraldust. Õnneks on häälestusvõimalused kõikidel plokkidel samad, seega on neid lihtne meelde jätta. Seletan need pikemalt lahti edasisõitmise ploki põhjal, aga teiste plokkide puhul tähendab vastavalt häälestamine täpselt sama asja. Sõida edasi. Robot sõidab pidevalt edasi. Kui roboti sõidukiirus ei ole eelneva kiirusplokiga määratud, siis sõidab Edison keskmise kiirusega. Robot liigub programmis edasi järgmise ploki juurde kohe, kui see plokk on käivitunud. Tavaliselt on järgmiseks plokiks ootamisplokk, mis ootab teatud tingimuse täitumist, et siis sõitmine lõpetada. Kui oled teinud programmi, kus on ainult see plokk, siis robot jääbki sõitma ja saad sõidu katkestada Edisoni peal nelinurkset katkestusnuppu vajutades. Sõida edasi, kuni vasak külg on valgustatud. Robot sõidab pidevalt edasi, kuni vasakule valgusandurile langev valgus on heledam kui paremale valgusandurile langev valgus. Robot ei liigu programmis enne edasi järgmise ploki juurde, kui tingimus kehtib. Sõida edasi
kuni parem külg on valgustatud. Robot sõidab pidevalt edasi, kuni paremale valgusandurile langev valgus on heledam kui vasakule valgusandurile langev valgus. Robot ei liigu programmis enne edasi järgmise ploki juurde, kuni tingimus kehtib. Sõida edasi, kuni asud valgel pinnal. Robot sõidab pidevalt edasi, kuni ta asub valgel või heledal pinnal. Pinna heledust või tumedust mõõdab Edisoni kõhu all olev joone järgimise andur. Robot ei liigu programmis enne edasi järgmise ploki juurde, kuni tingimus kehtib. Sõida edasi, kuni asud mustal pinnal. Robot sõidab pidevalt edasi, kuni ta asub mustal või tumedal pinnal. Robot ei liigu programmis enne edasi järgmise ploki juurde, kuni tingimus kehtib. Tegin programmi, kus kasutan järjest kõiki 5 erinevat plokki. Vahepeale panin 1 sekundi ooteaega, et saaksin luua vastava tingimuse. Kõige algusesse panin, et robot sõidab senikaua, kuni kuuleb plaksu. Laadime, katsetame. Vaatame järgmised plokid ka üle. Peata mootorid. Robot peatab mõlemad mootorid ja robot jääb seisma. Tavaliselt pannakse see plokk peale pideva liikumise ja tingimuse plokki. Näiteks nii. Laadime, katsetame. Nüüd on jäänud veel üle vaadata 3 joone järgimise plokki. Järgi joont määratud aeg sekundeid. Edison järgib joont vastava arvu sekundeid. Robot ei liigu programmis enne edasi järgmise ploki juurde, kui selles plokis määratud sekundid on läbi sõidetud. Järgi joont kuni takistuse tuvastamiseni. Edison järgib joont, kuni märkab takistust. Kui kaugelt Edison takistust märkab, sõltub sellest, kui tundlikuks Edison takistuse märkamise suhtes on kalibreeritud. Robot ei liigu programmis enne edasi järgmise ploki juurde, kui selles plokis määratud tingimus on kätte jõudnud. Järgi joont lõputult. Edison järgib joont lõputult ja katkestamiseks tuleb vajutada 4-nurksele katkestusnupule. Tegin neist 1 programmi kokku ja panin vahele tuledega vilgutamise osa, et oleks aru saada, kui üks plokk lõpeb ja teine algab. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanil ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Ava edblocks.com. Vali menüüst Drive ehk sõida ning koosta programm, mis kasutab vähemalt 5 erinevat sõitmisplokki. Kas tead juba erinevate sõitmisplokkide võimalusi peast?